Hei, mina jätkan siis natuke jälle inimdisaini teemade, kuna ma sellesse teemasse juba viimase paari videoga läksin. Ehk siis paar videot tagasi Londonis olles ma rääkisin nagu lahti inimdisainis olevad energiatüübid. Seal on siis 5 erinevat energiatüüpi: manifestor, manifesteeriv generaator, generaator, projektor ja reflektor. Ja siis selles videos ma rääkisingi lahti, mida need erinevad tüübid endast kujutavad. Ja sellest järgmine video, mis siin kanalil nüüd siis nädal tagasi välja tuli, keskendus reaalse elu näitele manifestorist. Ehk siis see on minu tüüp. Ja eelmises videos ma rääkisingi, kuidas mina manifestorina tegutsen ja tõin nagu ehtsa näite, kuidas ma panin hästi kiiresti kokku enda uue e-kursuse Tule endal tee pealt eest ära. See on siis selle kursuse nimi ja see sündis väga manifestorlikul moel. Et ma lihtsalt ühel hetkel olin täiesti nagu energiast tühi, lihtsalt sõin, vaatasin Netflixi, istusin sooja teki sees, jäin diivani peal magama ja siis tunnike hiljem märkasin üles ja mingi klikk käis nagu ära. Ja ma panin kiiresti kirja enda kursuse sisu, järgmine päev salvestasin kõik videod sisse ja mõne päevaga oligi platvorm leitud, videod töödeldud, töövihik kujundatud. Selles aitas mind minu tore assistent ja lihtsalt mõne päevaga oligi asi valmis ja koos ja valmis minema maailmasse. Et see on see viis, kuidas siis manifestor ideaalis töötab kiiresti ja nagu selliste loominguliste impulsside varal. Ja täna ma tahtsin rääkida natuke ka teistest energiatüüpidest ja rääkida siis äri ja ettevõtluse nagu kontekstis, et kuidas siis erinevad energiatüüpidega see äri tegemine käib. Et kuidas siis nagu alustada oma äriga, oma ettevõttega, kui sa oled manifestor, manifesteeriv generaator, generaator, projektor või reflektor. Ma ütlen ausalt, ega ma video alguses päris täpselt ei teagi, mis ma rääkima hakkan, mul ei ole mingi punkte välja kirjutatud. Mul on lihtsalt mingi paar nagu märksõna siin märkmikus olemas. Ja aga need on lihtsalt, see on tõesti nagu 2 rida, ainult 2 rida ja kogu ülejäänud sisu sünnib siin praegu kaigu pealt. Siis ta, nagu ma ka eelmises videos ütlesin, just niimoodi minu aju nagu töötab. Niimoodi improviseerides, kaigu pealt, loominguliste impulssidega. Et jah, ma tean, et see võib-olla on veider, aga ma olengi natukene või isegi päris palju veider. Ja ütleme nii, et võib-olla sa oled mõelnud alati, et sa tahaksid teha oma ettevõtet, sul on sellest 9-5 palgatööst võib-olla kõrini ja sa tunned, et nüüd sa oled valmis reaalselt nagu midagi ise algatama, sa tahad midagi ise kasvatada, aga võib-olla sa ei tea päris täpselt, kust nagu alustada. Noh, neid klassikalisi äri alustamise juhendid on netis väga-väga palju. Et teed nagu strateegia ja äriplaani, mõtled välja, kes see sinu klient ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma arvan, et sellest on palju vähem räägitud, et kuidas siis vastavalt oma energiatüübile, kuidas vastavalt oma inimdisaini tüübile nagu äriga alustada. Ja ma tahangi minna täna natukene sellesse teemasse. Ma ei tea, mis siit välja tuleb, aga ma improviseerin ja vaatan, kuhu me jõuame. Et mis tahes ettevõttest me nagu räägime, see kõik tavaliselt algab nagu mingist ideest. Sul on nagu mingi mõte. Sa tunned, et miski asi, kohe peegeldas, ja miski asi nagu tahab läbi sinu siia maailmasse tulla ja vastavalt sinu energiatüübile see idee võib olla ka erinevatest allikatest pärit. Kui sa oled manifestor nagu mina, meid on siis 9% kogu nagu maailma elanikkonnast, ehk meid on suhteliselt nagu vähe, alla 10, et võib-olla iga 10, 11 inimene on nagu seda tüüpi. Kui sa minu moodi, siis sul tulevadki vahepeal vaata need ideed kuskilt täiesti nagu laest, lambist, universumilt, mõned kõrgemalt juurde, et kuidas iganes sa seda kõike nagu nimetad. Ma leian enda natuke paremini mugavama koha. Vaata, kui lahe peegeldas. Ja manifestor siis saabki algatada täiesti nagu tühjast kohast asju. Ja kui sina oled manifestor, siis kui see tulebki selline napakas idee, mida pole varem kunagi tehtud, siis väga hea. Vii see idee ellu, sest see on loominguline impulss, mille on sinuni toonud universum, kõrgem jõud, noh, mis iganes, eks ju. Ja
sina oledki loodud neid hullumeelseid, transformatiivseid, täiesti uuenduslikke asju siia maailmasse nagu tooma. Ja kui selline idee sinul tuleb manifestorina, siis kindlasti kasuta see ära, proovi see kohe nagu töösse panna, nagu mina tegin oma kursusega. See kursus siis tule ise enda tee pealt eest ära. Ja me oleme loodud manifestoritena tõepoolest ka nende ideede najal kohe tegutsema. Me olemegi loodud kohe universumile reageerima, aga kuna manifestoril saab energia nagu otsa pärast seda algatust ja siis meil on aeg nagu uuesti minna kuhugi koopasse järgmise algatuse ja järgmise loomepurske jaoks energia koguma, siis manifestorina on see vaja nagu pärast oma idee käivitamist leida endale ka võib-olla tiim, võib-olla mingid inimesed, kes seda ideed nagu edasi viivad või siis kui sa ei suuda enda tiimi nagu palgata või sa ei taha või mis iganes muud põhjused, siis on sul vaja tekitada mingid süsteemid, et ka tarkvara ja süsteemid võivad olla nagu põhimõtteliselt sinu tiimiks, et see ei pea olema alati nagu inimesed, et võib-olla tõesti sa leiad mingi hea tarkvara, mis teeb sinu eest paljud asjad ära. Ja kui sa ei tea, kust nagu otsima hakata, mine küsi ChatGPT-lt nagu nõu, kirjelda oma ideed, ütle, et sina oledki käivitaja rollis, kui sa oled manifestor. Ja siis palu ChatGPT-lt abi, et paku mulle mingeid programme, tarkvarasid, süsteeme, mis võiksid nagu aidata. Ja tegelikult, kui sul pole nagu palju raha, sa võid alati tiimi palgata endale ka kuskilt välismaalt, Indiast, Nigeeriast, Filipiinidelt, kus on nagu odavam tööjõud. Ja tegelikult nad on jah odavad, aga nad tihti on ka väga-väga nagu andekad ja nutikad ja tegusad. Lihtsalt neile tuleb anda ette hästi-hästi nagu täpsed juhised. Ja seda teeb isegi selline kuulus mees nagu Tim Ferriss, kes on siis kirjutanud raamatu 4-nädalane töönädal, 4-tunnine töönädal, The 4-hour work week. Ja siis tema enda raamatus nagu tulebki välja selle ideega, et sinu töönädal võibki olla ainult 4 tundi pikk, et sa ei peagi rohkem tööd tegema kui 4 tundi nädalas. Mitte 40 tundi, vaid 4 tundi. Ja see oma raamatus ta tutvustab ka, kuidas ta võttis endale virtuaalsed assistendid, kes tegid tema eest nagu mingeid asju ära, kuidas ta automatiseeris oma meilide lugemise ja muud nagu programmid, süsteemid. Ja kui sa leiadki kellegi enda eest väiksemaid asju ära tegema, mida sina ei pea reaalselt ise tegema ja kui sa ka elimineerid mingid mõttetud ülesanded, siis sa saadki vähem töötada. Aga raha saad ikka sama palju või rohkemgi. Lihtsalt tuleb nagu süsteemid enda kasuks tööle panna. Ja üks variant ongi siis palgata endale erinevat tööjõudu välismaalt. Neile tuleb tõesti nende hästi täpsed ülesanded väga hästi ära selgitada. Arvestage sellega, et nende inglise keel võib kohati natukene lonkab, et alati nagu kontrolli üle, kui nad sul inglise keeles mingit teksti näiteks toodavad, et enne kui sa seda kuhugi LinkedIni või blogis kuhu iganes postitad, loe nagu üle ka. Ja tihti nad ise kasutavad ka hästi palju ChatGPT-d ja kui sina ei taha nagu robotlikult mõjuda, siis tasub ka üle kontrollida, et see tekst ei oleks nagu päris sealt. Aga ma usun, et nende abil saab ka päris palju asju ära teha. Ma varsti jagan nende kogemust ka, et ma olen kunagi palganud India tudengeid endale videosid töötlema ja sotsiaalmeedias natukene mõllama ja tegutsema. See nagu võib nii hästi lõppenud, aga mul arvates see varsti on paar uut lugu rääkida, kuna ma just palkasin endale paar inimest platvormilt freelancer.com. On üks Nigeeria naine, kes tegeleb minu meiliturundusega ja kasvatab minu listi. Ja siis mul on üks agentuur Indiast, kellele maksangi 4 eurot tunnis. Ütlesin neile, et maksimaalselt 8 tundi palun mulle ei oota. Nemad küsisid isegi 3 eurot tunnist. 3 eurot tunnis ja maksimaalselt 8 tundi nädalas ehk 24 eurot nädala peale. Ja siis ma soovin, et nad tekitaksid mulle viraalse TikToki. Nad annaks mulle TikToki jaoks ideid. See ei ole siis minu eestikeelne TikTok. Sinna tekitan mina nagu sisu. Aga ma tahtsin teha nagu diginomaadidele ingliskeelse TikToki ja selle jaoks ma palkasin endale Indiast agentuuri. Ma maksan neile suhteliselt vähe ja vaatan, mis siit välja tuleb. Et ma sellest mingi hetk nagu eraldi video. Aga kui sina oled manifestor, siis ma tõesti soovitan endale võtta nagu abilisi, kes nagu sinu idee
kui sina sa käima lükanud selle hullu idee, jah, sa oled ikka veel nagu protsessis sees mingil määral, aga nemad teevad kogu selle suure nagu töö ära, et nemad teevad sulle sisu ja annavad sulle ideid. Sina muidugi paned sinna alati selle enda nagu unikaalse nüansi juurde, aga sellise nagu igapäevase töö võib keegi teine nagu ära teha. Kliendi tugi kindlasti, meilidele vastamine, igasugu videotöötlused, et sa ei pea sinna ennast panustama, kui sa oled manifestor. Kui sa oled manifesteeriv generaator, keda on siis 33% meie elanikkonnast, siis samuti sul on ka seda algatavat jõudu, sul on ka päris palju seda sakraalset jõudu, sul see energiakeskus töötab ja sul on seda jõudu ka, et asju nagu ära teha, aga manifesteeriva generaatorina on sul siis see teema, et sa tahad hästi palju teemasid vahetada ja sa ei pruugi nagu ühe protsessi juurde pikalt jääda. Ja siis on ka hea nagu omada mingit tiimi, kes sinu eest mingid asjad nagu ära teevad, sest sul tuleb jällegi tegeleda nende asjadega, mis pakuvad sulle nagu lõbu ja naudingut, sest muidu sa satud frustratsiooni. Ja manifesteeriva generaatori, aga ka generaatori jaoks frustratsioon on nagu see mittebalansseeritud not self team, kus sa ei taha olla. Ja nii generaator kui manifesteeriv generaator liiguvad siis satisfaction ehk rahulolu tunde suunas, et sa peaks tundma ennast alati nagu rahul olevana ja hästi ja nautima kõike, mida sa teed. Ehk siis kõik ülesanded, mis oli meelde, delegeeri ära, eriti manifesteeriva generaatorina, kes tahab hästi palju nagu asju vahetada ja teha midagi muud vahepeal, et kõik, mis sind ennast ei kõneta, neid delegeeri ära. Kui sa oled aga generaator, kellel on hästi palju seda jõudu nagu asju ära teha, siis ja kui sa oled ka manifesteeriv generaator, siis tegelikult sa algatad asju natukene teistmoodi kui manifestorid. Manifestor algatab suhteliselt nagu pealtnäha nagu tühja koha pealt. Aga manifesteeriv generaator ja generaator algatavad ettevõtmisi asju nagu vastusena. Sa näed, et kuskil on probleem, sa näed, et kuskil on mingi puudujääk ja siis sa nagu vastusena täidad selle lünga ära. Et sa näed, et näiteks, et mingit teenust on turul vaja või sa näed, et mingit toodet on turul vaja või keegi ütleb, et seda on vaja või sa näiteks, sa teed võib-olla ka reaalset turu-uuringut. Manifestor võib olla mõtet turu-uuringut teha, sest manifestor võtab kõik ideed võtta nagu otse universumist ja need on nagu nii uued ja nii teistmoodi, et neid ei olegi millegagi nagu võrrelda. Aga manifesteeri generaator ja generaator minu arvates nemad võivad küll nagu teha turu-uuringut. Siis sa võid küsida tagasisidet, sa võid uurida, mis inimestele meeldib, mida nad vajavad, sest kui sinus on selle generaatori võimet, siis sinu strateegia maailmas on nagu vastata, reageerida ja sellepärast tasub teada, mis inimestele nagu meeldib, sest sina suudad nagu reageerida neile, sina suudad olla selles vastavas rollis. Aga manifestor, palun ära tee turu-uuringut ja sellepärast mina ei tee ka mingit turu-uuringuid ja sellepärast, vaata 3 siljat ja sellepärast mina ei küsi ka nagu tagasisidet ja kriitikat ja kommentaare, sest seistet ei sobi minu energiaprofiiliga. Aga kui sina oled manifesteeriv generaator või generaator, siis küsi tagasisidet, uuri, mis inimestele meeldib ja tõesti reageeri ja vastavalt sellele siis loo midagi. Loo see teenus, mis on turult puudu ja mida inimesed reaalselt nagu küsida oskavad. Manifestor loob vaata nii uusi asju, et inimesed ei oska neid küsida. Siin ongi see suur nagu erinevus. Nii, kindlasti generaator vajab ka enda ümber tiimi, nagu ka manifestor ja manifesteeriv generaator. Sest generaator suudab küll vaata üksi hästi palju asju nagu ära teha, aga generaator tihti nagu keskendub sellele mingi ühele konkreetsele asjale, näiteks müügitunnelite ehitamisele või videotöötlusele või mis iganes muu oskus nagu kõige rohkem seda rahulolu toob. Ja generaatori ülesanne ongi siis nii-öelda master inglise keeles, et olla nagu mingis valdkonnas täiesti meisterlik. Kõik asjad, milles sa ei ole generaatorina meisterlik, mulle nii meeldib see 3 ekraaniga selja siin 2 tõukse vahel. Et kõik need valdkonnad, milles sa ei ole meisterlik, sinna nagu palka endale keegi. Võib-olla saab mõne sõbra võtta endale ärisse appi või siis tõesti leiadki endale välismaa platvormidelt sellist huvitavat tööjõudu. Ma teen selle kohta eraldi video. Ja aga see platvorm, kus mina praegu alustasin, oli freelancer.com. Ma olen kunagi proovinud Fiverr, eks. Ja ma ise olen kunagi päris palju töötanud Upworki platvormi kaudu. Juba sellest saati, kui see oli veel Odesk.
aga see on täiesti eraldi teemale, kõik need kaugtöö platvormid ja inimeste palkamine. Et generaatorina tõesti, sul on palju jõudu, sa suudad ise palju asju üle teha ja teegi seda asja, millest sina oled ise kõige parem ja muude ülesannete jaoks palka siis nagu teised inimesed. Ja kui sulle tundub, et mina räägin liiga kiiresti siin vahepeal, siis tea, et YouTube'is sa saad ka videokiirust muuta, pane 0,75 ja ma räägin palju aeglasemalt ja rahulikumalt. Nii, aga projektor. Kui sina oled projektor, keda on siis 20% rahvastikust, siis sinu rolliks on olla nagu suunaja, juhendaja ja projektoril nagu ka manifestoril on sakraalkeskus tühi, ehk siis seda energiat ei tule nagu kogu aeg peale ja sa väsid ka kiiremini ära, kui sa oled projektor. Projektori jaoks on siis tähtis liikuda nagu omas tempos, liikuda nagu rahulikumalt, natuke heljuda, hõljuda ja projektor ongi selline ingellik ilus olevus, kes ongi kõige parem inimeste juhtimises ja suunamises. Kui sina oled projektor, siis sa võidki olla nagu projektijuht oma ettevõttes ja nagu öeldagi inimestele, mida teha, aga ära ise neid asju nagu ära tee. Ära ise neid asju ära tee, vaid lihtsalt aga anna inimeste ülesanded kätte, suuna neid, toeta neid, küsi neid, kuidas neil läheb. Ja just niimoodi sa saad ka oma ettevõttes kenasti toimetada. Ja projektori põhistrateegia on siis oota kutset, ehk siis ära lenda ise peale, ära lenda mingi ideega peale nagu manifestor ja ära minegi niimoodi hullult nagu ära kohe reageeri nagu generaator või manifesteeri generaator, kelle strateegia on vastamine ja reageerimine. Sina oota konkreetset kutset. Kui keegi ütlebki reaalselt, et kuule, ma tahan, et sina teeksid ära selle teenuse või selle toote või et sina võiksid teha seda, toda, kolmandat, siis jaa, sinna kutsutud kellegi nagu maailmasse, sinna kutsutud midagi nagu tegema. Et siis on sul aeg tegutseda. Et projektoril on nagu avatud aura, aga projektori aura on ka hästi fokusseeritud, natuke nagu selline läbistava omadusega, et kui sina nagu lendab peale, siis isegi kui sa tead, kuidas asjad paremini käivad ja projektorina sa tihti nagu teadki seda, sest projektoritel on väga hea vaatlusvõime, väga hea nagu tähelepanemise võime ja sa näedki mingeid asju, sa näedki seda viisi, kuidas on kõige funktsionaalsem, optimaalsem, kõige parem asju ära teha, aga ära lenda nagu ise täiega peale. Anna inimestele aega sind kutsuda sisse. Ära mine ukse peale prõmmima. Põhimõtteliselt anna nagu märku, et sa oled olemas ja oota, et uks lahti tehtakse, sind sisse kutsutaks, kui me niimoodi piltlikult ütleme. Projektorina äri tehes on siis see, jah, sina suunad, sina juhid, sina delegeerid ülesanded edasi ja ootad, et sind reaalselt kutsutaks kuhugi projekti näiteks, ootad, et keegi kutsuks sind endale coach'iks näiteks ja tõesti, ootad ja usaldad ja liigud omas rahulikus tempos. Meil on jäänud veel reflektor. Reflektorid on maailmas 1% väga-väga haruldane ja reflektor on hästi põnev tegelane tegelikult, sest reflektor suudab olla kõik ja mitte midagi. Reflektoril on kõik 9 energiakeskust tühjad, ehk siis, kui sul mõni energiakeskus on graafikus tühi, siis need on need osad sinust, mis saavad mõjutusi väljaspoolt ja projektoril on kõik tühi, ehk siis projektoril võib igalt poolt nagu saab hästi palju mõjutusi ja projektoril tuleb lihtsalt võtta aega, oodata, kuidas öeldakse, lunaartsükkel, oodata nagu kuu aega, oodata ühest täiskuust järgmise täiskuuni või lihtsalt oodatagi terve kuu tsükkel läbi. Et kui projektoril tuleb kui reflektoril tuleb mõte näiteks noorkuu ajal, siis ta ei tohiks seda teoks teha enne, kui käes on järgmine noorkuu. Ehk ootab nagu 4 nädalat, ootabki see, et see kuuring saaks nagu uuesti täis ja noorkuu jõuaks uuesti noorkuusse. Või kui mõte tuleb täiskuu ajal, siis ootab järgmist täiskuud. Sest reflektoril on vaja nagu aega seedimiseks ja mõtestamiseks, kuna reflektoril on koht ära kaduda teiste inimeste sisse ja teiste inimeste ideede sisse. Ja tal on vaja nagu mõista, mis on siis tema idee, mida tema tegelikult teha tahab. Mul on üks lähedane sõber ka, reflektor, ja tema tõesti kuulab ennast, ta võtabki neid ideid ja mõtleb, ta on palju iseenda energias, ei lase nagu kõigil teistel ennast nagu
ja nii palju mõjutada. Ja ta on edukas. Ta töötab nagu turunduse müügivaldkonnas, ehitab selliseid CRM tunneleid ja värke ja mingeid automatsioone ja ta on selles hea. Ja reflektorid ongi hästi head nagu vaatlejad, analüüsijad, statistikud, analüütikud, aga neil on vaja reaalset aega, et iseennast mitte ära kaotada. Et kui sina reflektorina tunned, et ma tahaks mingit äri teha, midagi alustada, siis võta kõige kuu aega vähemalt ja jälgi, kas on ikkagi sinu idee, kas on see, mida sa päriselt teha tahad. See oli siis selline kiire sissejuhatus erinevatesse energiatüüpidesse äri tegemise kontekstis. Ideaalis muidugi äris on kõik need olevused olemas. Et mina arvan, et äge oleks see, et manifestor tuleb selle ideega. Manifestor on siis see, kel tuleb mingi täiesti uudne idee läbi universumi. Ja manifestor on see loov visionär ja asutaja. Projektorid siis võtavad nagu selle inimeste juhtimise üle, panevad tiimi kokku, juhendavad, on projektijuhid. Manifesteeriv generaator võtab selle manifestori idee ja teeb selle nagu mõnes mõttes nagu enda omaks ja uuendab seda ja on innovaatiline. Ja generaatorid on need, kes nagu kogu seda asja nagu ehitavad ja arendavad, sest neil on nagu seda palju jõudu, et olla ühes projektis ja selles kaua nagu tegutseda. Manifesteeriv generaator tahab nagu uuendada kogu aeg innovatsiooni ja tema käes asi muudab kogu aeg nagu nägusid. Aga generaator suudab hoida näppu ühel kursil ja seal nagu püsida ja asi reaalselt valmis teha. Ja reflektor selles protsessis siis on see analüütik, vaatleja, statistik ja vaatab kogu seda suurt pilti, kuniks teised tegutsevad. Aga muidugi pea meeles, et iga äri on nagu elav organism, ta kasvab, ta areneb, ta muutub ja sina muutub koos temaga. Nii et lase äril ka nagu orgaaniliselt kasvada, areneda, muidugi saata ta natukene nagu suunata. Ja inimdisain on siis nagu üks see viis, mille läbi nagu äri ka mõtestada. Kui sa tunned oma inimdisaini, sa saad teha nagu ka otsuseid teadlikumalt, vastavalt enda tüübile ja need energiatüübid, millest ma rääkisin, see on alles nagu inimdisainis selline väline peamine kiht, see lihtsalt näitab seda, et kuidas sinu energia nagu toimib, kuidas sinu ideed, asjad nagu tulevad. Et siia juurde tulevad veel 12 erinevat isiksuse profiili. Mina olen 2-4. 2 on siis erak ja 4 on oportunist. Ja minus on 2 poolt, antisotsiaalne ja sotsiaalne. Ma olen erak-oportunist. Ma teen otsuseid emotsionaalse nagu mina pealt, ma olen emotional authority inglise keeles, emotsionaalne otsustaja, aga seal on ka mingi splinik ehk põrnavalt otsustajate tegija, sakraalne ja kõhutundevalt otsustajad ja need, kes teevad peaga rohkem otsuseid. Et see on nagu nii palju vaata tahke. Igaühel on veel erinevad anded, kingitused, erinevad kanalid ja rippuvad väravad ja mitte rippuvad väravad. Et seal on nagu nii palju detaile ja mis keskkond sulle paremini sobib. Mulle sobivad näiteks, mina olen orud, kitsad orud. Ma tean, et see ütle mitte midagi, aga lihtsalt detaile on inimdisainis väga palju. Ma soovitan seda süsteemi nagu hakata uurima ja tõenäoliselt, kuna ma hetkel olen täiesti inimdisainist lummatud ja võlutud, siis ma räägin sellest varsti veel. Ja ma usun, et kui sa enda disaini nagu elad, sa eladki seda disaini, milleks sa oled loodud, siis sa saavutad ka külluse, rikkuse, miljonid, edu, õnne, armastuse, rahu. Sest mõtle, kui sind on disainitud lennukiks, aga sa üritad mängida laeva, siis sa ei jõua väga kaugele, kui sa just ei ole vesilennuk. Et sellepärast mina elan ka nüüd rohkem oma disaini, ma järgin inimdisaini põhimõtteid ja vaatame, kuhu ma sellega jõuan. Ma usun, et niimoodi ma jõuan oma miljonini, kui ma järgin oma inimdisaini. Ja sellepärast ma olen radikaalselt, autentselt, emotsionaalne 2-4 manifestor oma unikaalsete kingituste, annete ja muude väikeste nüanssidega. Aitäh, kui sa jõudsid siia video lõppu. Jälgi, jaga seda videot oma sõbraga, kirjuta väike kommentaarike ja uurin natuke inimdisaini kohta ka, et Eestis on minu Human Design leht Helena Koit
teeb seda, ta tuli hiljuti välja ka väga paks raamat selle kohta. Eestikeelne info on nagu tema kodukale olemas. Saad uurida välja oma inimdisaini tüübi, lihtsalt on vaja teada enda täpset sünniaega, kellaaega, kuupäeva me kõik teame, eks ju. Ja ka kohta, sest sellest sõltub nagu see nagu ajamõõnd, et aga Eestis arvatavasti me kõik oleme samas ajamõõndis sündinud. Mida täpsemalt sa oma kellaaega tead, seda täpsema profiili sa saad ka, et sa saadki täpselt teada, mis kingituse värgid ja anded sul nagu on ja millele nagu rõhku panna. Et uuri välja, hangi oma sünnikaart ja vaata, kes sa oled. Ja vaata, võtta sealt sellest süsteemist täpselt kõik see, mis sind ennast kõnetab ja kõik muu heida kõrvale. Lihtsalt loe korra oma sünnikaart nagu läbi, vaata üle, mis seal on ja äkki sa leiad sealt vastused mõnele küsimusele. Et ma hiljuti rääkisin ühe naisega, tegin temaga videokõne, sest ta tundis, et minu energia teda kõnetab. Ma rääkisin temaga tund aega, isegi natuke rohkem. Ja ma soovitasin tal ka inimdisaini kaarti vaadata. Ja kui ta seda tegi, siis nii paljud asjad loksusid nagu paika ära. Sa ei tea kunagi, kus on nagu vastused sinu küsimustele. Võib-olla on inimdisainis, võib-olla on sinus endas. Sest sinu hing valis selle konkreetse disaini, et saada teatud õppetunde sellelt elult. Mine vaata üle. Sa ei pea seda uskuma, aga mine vaata üle. Mine vaata. Võta sealt nagu parimad osad enda jaoks. Ja mina tervitan sind jätkuvalt Barcelonast.